Härra president, palun siia keskele. Nii, ja võtame nüüd mugavalt ennast korraks tõmbame hinge ja nüüd ma küsiksin alustuseks Vabariigi presidendi käest. Selles kõnes oli väga selgelt välja toodud ressursi piiratuse teema ja sellest tegelikult ühel või teisel viisil rääkisid ka sõnavõtjad hiljem. Ja mina küsiks niimoodi, aga millised on need võib-olla need kõige olulisemad 2-3 fookusteemat, millega täna ja kohe peaks kõige rohkem tegelema? Sellepärast, et see ülesanne on palju komplekssem ja palju keerulisem ja ei saa öelda, et on nii-öelda lihtsalt nimekirja võimalik koostada, aga mis on nüüd see enda seisukoht presidendil, mida peaks tegema kõige kiiremas korras? Ma annan siit. Ja. No mul ei ole rahalist analüüsi siin, nii et on raske öelda, ma siis võin loetella neid valdkondi, kus me peame hakkama mõtlema palju ratsionaalsemalt ja võib-olla loobuma nendest ideedest, mida inimesed siis mõtlesid 50 okupatsiooni aasta jooksul, et siis kui me saame vabaks, siis meil on see ja see ja see ja me näeme nüüd, et need mõned ideed ei olnud kestlikud. Keegi küsis siin nädal aega tagasi, kas riik nagu meie suudab ülal pidada lennuliini. No ma ei tea, mis see vastus on sellele. Kas me suudame pidada, siin rääkis Jüri Raidla, et kas on võimalik jätkata olukorra, kus meil on 6 ülikooli ja 3 õpetatakse avalikku haldus ja sotsiaalteadusi. Kas meil on võimalik, et 3 ülikoolis on õigusteaduskond? Mina ei tea, mis see vastus on, aga kui võrrelda siis teiste ülikoolidega mujal ja kui vaadata, kui sa rääkisid ülikoolis, siis vaatad just Eesti peale, aga küsimus on mitte ainult Eesti ülikool, süsteem, vaid mida need inimesed, kes lõpetavad, konkureerivad ju Euroopas, konkureerivad maailmas, seetõttu meie haridus peab konkureerima ka maailma ülikoolidega ja kas võib-olla kõige targem viis seda on nii teha. Kui rääkida siis nendest ideaalidest, ma ei tea, kas meie saatkondade võrk on kestlik, see niisugune suur arv saatkondi, ja ma just toon mõned näited siin, ma siin otseselt ei pea neid kõige olulisemaks, aga kui me vaatame, et kui ühelt poolt me kogu aeg kuuleme, et peaksime minema Indiasse ja rohkem Aasiasse, siis samal ajal kui meie suurima, see vahelub kuust kuuni, aga meil on 2 suurt eksportturgu ja 2 suurt investeerimisriiki. Ühe jaoks ma usun, meil on adekvaatne saatkond personali poolest, aga Rootsis meil on või vahest isegi ei ole majandusdiplomaati, mis minu meelest arvestades, kui suur meie eksport sinna ja kui palju nad rootslased investeerivad Eestisse, see võib-olla ei ole kõige adekvaatsem. Viimasel ajal on palju juttu olnud sellest, et me kandideerime aastaks 2020 ÜRO Julgeolekunõukogusse. Minu kogemus sellega oli, et kui minu väga hea sõber, kes oli siis Sloveenia suursaadik, ilmselt kõige kogenum diplomaat endise Jugoslaavia teenistuses, professionaalne karjääridiplomaat, viidi üle sinna ja siis ma sain temaga kokku umbes aasta hiljem New Yorgis, ta ütles, ärge kunagi tehke seda. Mõned poliitikud seal kodumaal pealinnas lähevad vastu rinda, et vaat, me oleme siin julgeolekunõukogu liikmed, aga tegelikult need väiksed, kes ei otsusta absoluutselt mitte midagi, peavad hommikust õhtuni korraldama koosolekuid, 5-kordistama siis personali ja tegelikult see ei anna riigile midagi. Sa ei otsusta midagi, 5 suurt otsustavad niikuinii.
ja meie teeme kõik kogu see töö ära. Aga see on näide minu meelest sellest soovist teha asju, mille puhul ma ei tea, kas me oleme võimelised seda tegema või me kindlasti oleme võimelised, me siis mobiliseerime kogu selle meie meeskonna siin, aga siis on see jälle see opportunity cost, kõik see, mida sa ei tee tänu sellele, et sa pingutad kõigest vähest ühe asja saavutamiseks. Need on näited. Ma usun, et see riigi audit, millest siin Üri Raidla rääkis, on just see, mida me vajame ja see on koht, kus meil on vaja ka laiemat debatti ühiskonna sees ja arutada, milline mudel töötab ühes või teises valdkonnas. Ma lihtsalt kardan, et nüüd me oleme jõudmas pärast 20+ aastat sinna etappi, kus me võime nüüd loobuda mõningatest illusioonidest, sest ma kordan, me oleme pool Kopenhaagenit. Kas me suudame kõike seda teha? Me vaatame Kreeka peale ja ütleme, et vaata kõiki, mida nad teevad seal ja see ei ole ju kestlik. Ma viitasin sellele, et neil on oma 400 hävitajat, siis meil oleks selle kalkulatsiooni järgi 50 hävitajat. Ma ei hakka tanke, ristlejaid ja muid asju üles lugema, mis on seal Kreekas, aga selge on see, et osa sellest probleemist, mis on tekkinud seal, on tulnud sellest, et on elatud selgelt üle jõu ja meie peaksime mõtlema enne, kui me sattume sellisesse olukorda, et kui kaugele me suudame või missugust riiki me suudame ülal pidada. Ma ei saa muidugi loobuda kiusatusest küsida ühelt Läänemere strateegia juhtivalt autorilt ja ka ühe väga olulise meemi autorilt teemal, et me kuulume pigem Skandinaaviasse kui Balti ruumi. Et kas on nüüd sellest Balti ruumist jääme kõrvale, aga kui võtame selle Skandinaavia. Skandinaavia on olnud paleus, Skandinaavia on olnud selgelt see eesmärk, mille poole me oleme püüelnud. Kas on nüüd midagi, mida on õppida ka nende vigadest? Sellepärast, et olgem realistid, Skandinaavia on väga konkurentsivõimeliste ühiskondade koguma, aga seal on ka omad probleemid olnud ja meil uute tulijatena ja tagantpoolt tulijatele on see eelis, et me võime mõnda asja ka vältida, mis võib-olla ei ole kõige õnnestunum. Kas on midagi sellist? Ütleme, Rootsi ja Soome küll õppisid oma 90. aastate kriisist ja kas või pankade kapitaliseerimist on seal viidud. Ütleme, üks põhjus, miks seal praegu läheb hästi, on see, et nad vältisid, nad elasid üle oma lama või oma selle majanduskriisi. Kui vaadata Reinfeldti valitsust, siis tema on ka reforminud oma sotsiaalprogrammi seal, kuigi Rootsi on ikka üks kulukamaid riike. Psühholoogiliselt rootslased ja soomlased on valmis maksma kõrgemaid makse, kui see oli väga iseloomulik, et siis kui käis jutt, et Euroopa Liit hakkaks ühtlustama makse, siis eestlased olid selle vastu, et siis kuna me kartsime, et tõuseks maksukoormus, rootslased ja soomlased olid raudselt selle vastu, et siis väheneks maksukoormus. Ma usun, et see psühholoogiline erinevus on selline pikaajaline asi, aga teisalt nad on, mida tuleks kindlasti õppida nendelt positiivselt, on, et nad investeerivad väga palju haridusse, eriti tehnilisse haridusse ja see on võimaldanud mõlemal riigil, isegi kui tuleb mingi vastulöök nagu Nokia praegune kriis ikka selle suure inseneri ja tehnilise teadlaste arvuga säilitada oma juhtivat positsiooni. Ma usun, mida meie peaksime tegema, tegelikult on integreerima märksa rohkem juriidiliselt ja tehnoloogiliselt nende riikidega, et meie sama see, ütleme, XD, mida soomlased praegu vaatavad väga suure huviga, kuna see on palju efektiivsem kui need süsteemid, mida nemad on kas juba viinud sisse või kavatsevad mujalt osta, et integreerida juba Soome, Rootsi, Taani ja Eesti just selles valdkonnas, et meie ID-kaart, meie digiretsept, meie haiguslood, kõik teed
funktsioneeriksid üle Põhja-Euroopa. Ma ei usu, et minu elu jooksul õnnestub meil viia seda kõik sisse üle Euroopa, kuigi Euroopal oleks see väga kasulik ja tõstaks kogu Euroopa efektiivsust, aga kui seni kuni see on võimatu, siis teeme vähemalt regionaalselt ja just läbi selle Läänemere strateegia. Aitäh! President just rääkis ka haridusest. Jürgen, ma küsiks, oma kõnes ei rääkinud sa haridusest küll väga sõnagi, sa rääkisid nagu teise nurga alt võib-olla sellest teemast kaudselt, aga kas sa kommenteeriksid natukene oma nägemust nüüd, mis meil hariduses toimub ja kuidas seda riigi pidamise kontekstis käsitleda kõige mõistlikum oleks, arvestades, et sul on topeltpositsioon rahandustippjuhina ja selle lisaks ka tuntud poliitikuna? Haridus oli mul viimasel slaidil ära peidetud ühte märksõnade loetel. Minu arust on Eesti haridus praegu heades kätes, et kuigi ma haridusministriga äsja siin ägedalt vaidlesin, ma arvan, et kokkuvõttes on temal minust kasu ja minul temast, et keegi ikkagi vaatab süsteemi sisse ja seda lihtsalt raha lunimise asemel korraldab asju ümber, aga see on võtmeküsimus. Kui ma rääkisin, ma ei saanud ju kogu maailma kirjeldada, et vabandust, see on täiesti õige märkus, aga kui ma räägin sellest langevast trendist, siis maksumaksjate hulk ülalpeetavate suhtes, siis see on üks nagu vastus ka sellele lootusetule arvamusele, et maksutõusudega midagi ära katab. Ikkagi on see, et meie tööjõud oleks kvaliteetne, et me suudaksime teha tasuvamaid asju ja haridus on seal A ja O. Igal juhul, et minult küsiti ainult, et millist me jaksame pidada, need detailid kõik ma arvan, võiks keegi teine rohkem rääkida. Nii et ega see... kui ma juba siin vastama hakkasin, siis ma presidendiga pole vaielda midagi, et ma jään igal juhul alla ja pealegi ma olen nõus, aga ma tahaks kuidagi vastandada siin rohkem, diskussiooni tekitada Jüri ja siis vihakonna vahel. Et kes iganes ennast vihakonnaks ei pea, aga need, kes on kangesti vihased kogu aeg ja räägivad kuulamisest ja nii edasi, nemad võiksid natuke Jüriga vaielda. See oleks nauding, kui Jüri ütleb, et kõik on maru mugavalt elavad ja teevad nii, nagu nemad ei kuula, või kuulavad, mis on avalik arvamus selles mõttes, et on öeldud, et poliitikad elavad mugavuses ja nad teevad nii, nagu neile mugav on ja kuidas neil võimule aitab pääseda. Et see on see, mida Jüri puudutas, aga teine pool ju heidab kogu aeg ette, et me püüame näida ise targana. Seda võiks oma vahel vaielda keegi teine siis, et mina tuleksin vahelt ära. Ja ma lisaks, et riigireformi puhul muidugi ka see on demokraatia osa, et kogu aeg ammutastakse mingid 2 või 1 punkti seina peal, eks. Et saaks selle haldusreformiga kuidagigi. Ma seda puudutasin, et minu taga ei ole asi. Asi on tegelikult Riigikogu enamusku asi taga ja selle taga, et ei ole keegi ei tea, mis asi see täpselt on, see haldusreform. Demokraatias ei ole nii, et keegi teab, mis asi on haldusreform ja siis on ei või jah vastus, et jah või ei. Riigireformi puhul mina väidan, et nagu üldse ei maininud Jüri seda, et avaliku teenistuse seadus 10 või 15 aastat on vindumist ja tehti ära. Ja vaikus on. Keegi ei tuleta meelde. See on tohutu reform. Ja neid asju ma võiks veel näidata, et 100 inimesed praegu riigisektorist vabanevad. Me koondame nii inimesi kui kinnisvara, et kogu aeg midagi reformitakse. See ei ole mugav tegevus. Ausõna ei ole. Et olles Jüriga väga ühel nõul, ma teen paar täiendust. See ei ole ainult asutuste nimestik. See, kuidas reformitakse riigisektorit ja vaidlust ma tahaks näha, kus öeldakse, et kuidas need tüübid sealt ülevalt siis tulevad ja panevad meie valla lihtsalt kinni. Mida arvab sellest vihakond? Kuidas teile poliitikud ei kuula?
Jüri, no ma ei saa mitte nüüd küsimata jätta, kuidas sa seda praegust Jürgeni väidet kommenteeriksid ja mul on kohe teine küsimus veel, et aga räägi nüüd natukene ajaraamist ka selles kontekstis, et sa nagu panid kavalalt, et kuni 14. aastani on nii-öelda tegevused, aga millal tegevuste tulemusena välja töötatud põhimõtted võiksid ära realiseeritud olla, seda sa nagu tegelikult ei öelnud. Pluss sul on veel seal slaidides üks loetelu oli nii-öelda vahetutest tegevustest, mida võiks kohe ilma igasuguse ettevalmistatud alustada, eks ole, kohe toimetama hakata. Et räägi natukene sellest ajatabelist nii-öelda realiseerimise kontekstis ka, millal asjad valmis saaks, optimistlikul viisil vähemalt vaadates. Kuulates nüüd praegu, Jürgen, sinu kommentaari, mulle tundub, et ma võtsin presidendi sissejuhatavas kõnes tehtud üleskutset käituda leebelt, väga viisakalt ja väljapeetud, natuke liiga tõsiselt. Ja põhjalikult võtsin ta ette ja seetõttu jäi tähelepanuta see, et ega mugavustsoonis istumise eest ma valitsust ega Riigikogu ei kiitnud. Ma kiitsin Riigikogu ja valitsust varem tehtud tegude ja toimingute eest. Ehk teisisõnu vihakonnaga diskussiooni olen ma nõus alati pidama, sellepärast, et ma ei kuulu muide poliitilise eliidi ja valitsuse ja Riigikogu mingite lauskriitikute hulka kindlasti mitte. Aga asju, mida saab nagu teha paremini, kiiremini, neid on ikka erakordselt palju. Avaliku teenistuse seaduse eest olen täitsa nõus nii kodanikuna, advokaadina kui ka riigipidamise reformi eest seisjana valitsust tugevalt kiitma. Vastab tõele. Nüüd paar täpsustust. Mina ei räägi riigireformist. Ma räägin riigipidamise reformist. Ja need on kaks täiesti erinevat asja. Minu arvates ei ole Eesti riiki, nii nagu ta põhiseaduse järgi 92 aastal paika pandi, mitte midagi vaja reformida, ümber teha, aga midagi taolist ei ole tarvis. Need, mis on fundamentaalsed põhiseaduslikud mehhanismid, need on paigas, need on töötanud väga hästi ja annaks Jumal kõikidele poliitikutele head vaimu seda sama asja edasi teha sama edukalt. See, millest ma räägin, on riigipidamise reform ja siit on tegelikult vaja nüüd need kohad üles otsida ja üles leida, kus me saame oma riiki pidada oluliselt odavamalt ise enda jaoks. Tähtaegadest väga naiivsete inimeste hulka ma ei kuulu. Aeg-ajalt professionaalselt unistan küll. Ja eks nendes ettekannetes, mida ma viimase 3 aasta jooksul olen teinud iga aasta üks kord, on ka teatav hulk professionaalset unistust sees. Nüüd riigipidamise reform kui kompleksne toiming enne ei realiseeru, kui see muutub poliitiliseks valuutaks. Poliitiline valuuta on teatavasti hääled. Ja seetõttu ma kahjuks ei saa küll arvata seda, et pärast järgmisi valimisi midagi toimub. Küll aga loodan ma seda, et pärast ülejärgmisi valimisi saab see asi toimuma. Kahjuks pärast ülejärgmisi valimisi. Kahjuks on niimoodi, et selleks, et see riigipidamise reform lõpuks ka realiseeruks, välja töötatakse, ma loodan ta tõesti nüüd lähema 2-3 aastaga. Selleks, et ta realiseeruks, kahjuks peab teatavates situatsioonides Eestis asi minema veel halvemaks. Sest enne lihtsalt ei kogune piisavat hulka seda hääli, mis võimaldab erinevatel erakondadel siis valimistel saavutada piisava mandaadi. See on lõpuks on vaja selleks valijate mandaat, et see riigipidamise reform läbi viia ja seetõttu ma siin kiireid käike nagu ette ei näe. Aga haldusreformi, ükskõik kuidas me ta nimetame, siin ma olen ministriga natukene teist meelt. Siin on tohutu hulk igasugu materjal olemas, igasugu analüüsi olemas, siin on ainult puudu veel poliitiline tahe ja poliitiline julgus see asi ära otsustada. No nii, tundub, et päris üksmeel siin ka ei valitse, aga mis on saali arvamus? Kas on küsimusi? Andke märku, kas keegi tahaks? Palun siia mikrofon. Kus mikrofon, palun? Kõige enne siin esireas. Palun näidake käega, tagantpoolt ei paista muidu. Nii. Aitäh, Hendrik Agur, Gustav Adolf Gümnaasiumi direktor, Karksi vallavolikogu liige. Et käis väga palju täna läbi mugavustsooni ja haldusreformi vajalikkuse mõtet ja siinkohal tunnustus ja nagu oli lubatud siis vürtsi lisada rohujuure tasandilt koha pealt. Et näen ühtpidi koolijuhina, teistpidi omavalitsuses volikogu liikmena, et nii suur vastutus, nagu seda on haridus, see on ju Eesti tuleviku kapital. Ja praegu on mugavustsoon versus haridus pandud kaalukeelele. Ma väidan seda selle põhjal,
et need väiksed omavalitsused, kus on 1000 kuni 4000 elanikku, igaühel on auasi pidada gümnaasiumit või põhikooli. Gümnaasiumide võrgustik on väga suur ja õnneks praegu sellega tegeletakse. Aga millele see põhineb, on see, et omavalitsuste juhid, vallavanemad, volikogu esimehed tahavad olla oma mugavustsoonis ikka ja edasi vallavanemate või volikogu esimeestena. Ja nende poliitiliseks kapitaliks on alati gümnaasiumi pidamine. Gümnaasiumi õpilaste arv on aga väike. Sellest tulenevalt on see hariduse kvaliteet äärmiselt küsitav. Ja nüüd ongi niimoodi, et üksikute kogukonna esindajate, vallavanemate, volikogu esimeeste võtmeküsimus on pidada seda kehva või küsitava väärtusega gümnaasiumit ja sellega võita endale poliitilist kapitali. Ja seetõttu haldusreformi läbiviimine on tegelikult võtmetähtsusega. Ja siinkohal ka viitan presidendi umbes 10 aasta tagusele üleskutsele, võtkem mulgima asjad oma kätte, see oli üks omavalitsus, selline kogukond, et tegelikult see maakonna keskne haldusreform korrastaks seda gümnaasiumide võrku, tõstaks hariduse kvaliteeti. Ja siin soovin väga jõudu valitsusele, Riigikogule, et mis kujul, millise menüü järgi see reform teostatakse, see saaks tehtuks, et jõudu selleks, seda tegelikult oodatakse. Aitäh! Kas soovivad keegi kolleegidest kommenteerida? Mina ütleks selle peale niimoodi, et see, millest praegu jutt on sisuliselt haldusreformi üks väikene osa, mis seondub haridusega ja haridusreformi kaudu tegelikult täna tehakse juba haldusreformi sellisel omapärasel tagurpidi viisil, aga see on võib-olla selline vale arusaam asjadest. Ole ju. Tegelikult aitäh, et jõu soovimisest, sellest ei ole kunagi seda üle, aga haridusminister tegeleb, valitsus tegeleb riigigümnaasiumite võrguga, et teame, sa tead seda hariduse või koolijaotust väga hästi, aga üks mehhanisme ei pea tingimata ootama, kuni valdade arvus kokku lepitakse, vaid sellega tegeldakse juba sellega, et võetakse asja riigi kätte vaikselt ja gümnaasiume koondatakse. Nii et ma ei ole tõesti kunagi haldusreformi vastu vaielnud. Ma lihtsalt ütlen, et see on üks neetult demokraatlik protsess olnud, et liiga demokraatlik. Aitäh! Sulev Määltsemees, Tallinna Tehnikaülikool. Haldusreformist ei küsi veel mitte ülikoolidega seonduvalt. Ei saa vaielda põhimõttega, et ülikoolide põhieesmärk on konkurentsivõimeline rahvusvaheline teadus- ja õppetöö. Ülikoolide õppekavad võib üldplaanis jagada 2, monopoolses seisus õppekavad ja peaaegu siis rohkem või vähem kattuvad õppekavad. Minu küsimus on selline, kust tuleb selline veendumus, et rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad õppekavad ja teadustöö tagab monopoolses seisundis ülikool? Enne kui kõnelda monopolist, on vaja ära defineerida konkurentsiruum. Kui sa pead konkurentsiruumiks Eestit, siis tõepoolest on põhjust rääkida monopolist ja sel juhul ka minu tänane jutt ilmselt väga hästi ei päde. Minu silmis ei ole Eesti konkurentsiruum avalik-õiguslike ülikoolide jaoks, vaid selleks on minimaalselt Euroopa. Ja selleks, et Euroopa sees Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid saaksid edukalt konkureerida, on Eesti teaduse akadeemilise potentsiaali kontsentreerimine erialade kaupa möödapääsmatult vajalik. Me võime lõpmatult palju sel teemal filosofeerida, kas see on hea või halb, mida me arutame ja seisukoht, mida ma esindan, aga sellel on olemas üks väga lihtne lakmuspaber. On olemas üks kontrollnähtus, mitte number. Eesti avalik-õiguslik ülikool, olgu siis Tehnikaülikool, olgu ta Tartu Ülikool, on Euroopas konkurentsivõimeline siis, kui välisüliõpilased ja välisõppejõud hakkavad massiliselt konkureerima selleks, et tulla meile õppima. Enne, kui seda nähtust meie koduõue veel jõudnud ei ole meil põhjust rääkida seda kahjuks, et meie avalik-õiguslikud ülikoolid on Euroopa konkurentsiruumis väga läbilõiguvõimelised, ükskõik, kus nad ka edetabelites ei asuks.
Seda enam, et edetabelid ei ole lahendus, sellepärast ühes meie naaberriigis avastades, et nende juhtivad ülikoolid edetabelid ei ole eriti kõrged, otsustasid nad, et need kõik rahvusvahelised edetabelid ei kehti, et nad teevad parem oma ja selle järgi on kõik korras. Ma vabandan, see ei ole huumor, see on tõesti sündinud lugu. Ma lisaksin siia, see ei ole mitte ainult see, kas massiliselt tullakse siia, aga küsimus on, mul vist rääkis üks varasem haridusminister, et mingi 80% õpilastest meie niinimetatud eliitkoolidest, nende esmavalik on minna õppima mujal. Aitäh, palun. Andres Tupits, Estonian Business School. Tahaksin küsida seda, et kas olukorras, kus Eesti tänases päevas on konkureerimas teiste Euroopa Liidu riikidega, kuidas vaadata seda riigireformi või riigipidamise aspektist nii, et maksumaksjad, kes siin Eestis on, eelistaksid maksude maksmise kohana Eestit ja mitte mõnd lähemale seisvat naaberriiki, kes võib-olla pakub paremat teenust. Küsimus kõigile panelistidele. Kes soovib alustada? Ma alustan ääremängijana, siit on head senderdada. Vastus on ju väga lihtne, aga väga raske on seda realiseerida. Eesti keskkond, nii majanduskeskkond kui ka muu sotsiaalne keskkond peab olema lihtsalt nii atraktiivne, et nii nagu ütleb president, meie ajud ja meie töölised ei lähe Eestist minema, et jäävad siia ja vastupidi kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid tahavad tulla Eestisse tööle. Siis pole kahtlust, et sel juhul on ju ka Eesti maksubaas kõrgem ja karta seda, et Eesti maksumaksjad viivad oma maksud kuskile mujale, ei ole vähemasti paanilised, siis enam vaja seda karta. No asi pole ainult maksusüsteemis. See siiski on palju laiem mõiste. See keskkonna küsimus on üldine keskkond on minu meelest olulisem. Praegu Stanfordi ülikoolis edasi õppiv Sten Tamkivi, kes siis läks mõneks ajaks Skype'ilt ära, ütles, et tal ei ole rahaliselt mingit probleemi võtta tööle Nokia peainseneri. Ta maksab sama palka, aga Nokia peainsener ei tule Eestisse. Ta ei tule Eestisse samadel põhjustel, mida ma loetlesin siis, kui meil oli 6 aega või nii tagasi diskussioon talendid koju programmi lõppemisel, et küsimus on, kas sa saad oma lapsi panna kooli, kas sul, kuidas teedevõrk on, kui kerge või raske on asju ajada bürokraatias. Nii et see keskkond ei ole puhtalt see, et kas ma maksan X% tulumaksu Eestis ja mingi muu protsent Soomes. Küsimus on, mis see keskkond on, kas inimene tahab siia kolida koos oma perega või kas meil juhtub see näiteks laiemalt, et diplomaadid, kes tulevad teenima Eestisse, on kas vallalised või pensionärid, mis on väga huvitav küsimus, et kui me võib-olla ei pane tähele, aga mine mõne teise Euroopa riiki ja vaatad, kes on diplomaadid seal, siis need on enamasti keskealised, nagu see Gaussi see distributsioon on keskel. Aga meil on vanad pensionieelikud või meil on siis noored vallalised diplomaadid või kindlasti ilma lasteta. Jürgen? Ma ütleks, et maksumäär muidugi maksab, aga ei pea kogu aeg sellest rääkima. Kui on vähem makse, siis makstakse meelsasti sinna, kuhu vähem tuleb maksta, aga keskkond on oluline ja sellesse riigipidamise küsimus on, et kuhu me raha kulutame. President nimetas siin koole on meil kipub olema rohkem kui lapsi. Teedega on niimoodi, et nad kipuvad olema mõnes kohas liiga uhked ja teises kohas kehvad ja nõnda edasi, et see on see optimeerimine, aga mida me teha ei saa, on ajalugu tagasi pöörata ja ma servapidi seda puudutasin, aga riikide rikkus on ikkagi väga pikk protsess.
See, mis on Euroopas akumuleerunud, see võimaldab seal heaolu säilitada vägagi. Meie peame seda heaolu endale külge tõmbama. Ja võtmeküsimus on kaasarvatud kapitali kaudu, inimeste kaudu, tähendab tarkade inimeste kaudu ja see on üks ilma lihtsate vastusteta küsimus. Et me võime praegu öelda, et Soome või kes iganes Euroopas tuleb meile vastu iga aasta paar protsenti. Ja selles mõttes ärme heidame meelt, aga võtmeküsimus on tõepoolest see, et kas kodumaa meil on inimestele väärtus, kas mõeldakse laste peale, kas mõeldakse selle elulaadi peale, mis on siin eelis, see on eestlaste poolt, aga selleks, et keegi väljaspoolt tuleks, no ei ole lihtsaid vastuseid, ei ole ainult palgas vastus, tõesti ei ole ka maksumääras ainult vastus, vaid see on see, et meil on vahepeal ajalugu katki lõigatud ja see vaesus kestab kaua teistega võrreldes, aga me saame kogu aeg paremaks teha, nii koolivõrku, teedevõrku kui ja keskendume sellele, keskendume õigetele otsustele, aga ärme kogu aeg liigseid eesmärki seame endale. Ülo, aga lühidalt. Aitäh, et kõigepealt ma tahaks kiita Jüri Raidlat, sellepärast, et tema on alati esinenud nii, nagu minu ootused on, et kirjeldanud ära ideaali, rääkinud, kus me oleme ja pakkunud välja omapoolse lahenduse. Ma olen seda alati proovinud öelda. Et ole hea, Raivo, kui nüüd 2 minutit saab täis, siis näita 1,5 minuti pealt, et kuna ikka täna on kärajad, siis ma loodan, et võib natukene formaati veidi sinna mulle ka viia, et saalis olevad inimesed saaksid ka mõne sõna öelda oma mõtetest. Et ma usun, et selleks, et midagi öelda, peab olema, nagu Vooglaid ütleb, informeeritus, teatud kogemus ja veel üks asi. Ja nendel, kes siin on saali kogunud, kindlasti seda kogemust on peaaegu sama palju kui nendel mehel, kes neljakest ees istuvad. Nii et kui pärast minu väikest sõnavõttu tahate vastata, siis meeledi ma kuulaks, kuidas Raivo Vare, härra president ja Jürgen Ligi kirjeldaks ka ära ideaali 1 minuti jooksul, kuidas nende arvustust Eesti riik sai käia. Aga minu kontseptsioon on väga lihtne, et Eesti riigil on aastatuhandete jooksul kogunud välja suur rikkus. Meil on meeletult rikkust ja see rikkus on väga lihtsalt mõõdetav. Pikema näite järgi kui inimese eluiga. Ma ütlen, et meil on kinnistuid, küsisin just Jaagu käest siin, et kuule Jaak, ütle, palju siis riigi tasandil olevatest kinnistutest on nüüd sinu haldusalas? Jaak ütles 24%. Ma küsin, miks seda nii vähe on? Mäletan, kui kunagi tahtis Siim Kallas luua riigi aktsiaseltsi kinnisvara, siis praeguseks oleks võinud olla nüüd riigimetsa järgne kinnistud kõik olla Jaagu käes ja oleks selge ja korrektne ülevaade olemas. Ja kui me sellest rikkusest, mis on näiteks kinnistute näol meil Eestis olemas, tooksime sellest rikkusest käibesse selle sama 0,236, mida ma olen rääkinud, mis on kuldlõikest tulenev konstant, siis meil jätkuks raha kõigi jaoks. Ja nüüd ma siis lõpetangi, et teen ettepaneku Eesti Pangal ja Rahandusministeeriumil välja selgitada, kui suur on riigi tasandil olev rikkus. Ärme räägime nendest hindamatutest väärtust, nagu on maalid ja need asjad, need lasi jäägu veel peale selle. Ja siis me saame juba hakata edasi minema, et mida ümber jagada ja kui palju ja kuidas seda teha. Aitäh. Ma nägin, taga oli veel käsi, palun tõsta, on mikrofon, palun. Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskus. Mul on küsimus nii minister Jürgen Ligile kui ka Jüri Raidlale, et aitäh mõlemale väga huvitava ettekande eest. Me räägime täna sellest, millist Eesti riiki me jõuame pidada ja milline on Eesti elujõud, Eesti riigi elujõud. Ma kuulsin natuke vähe sellest, mis on teie meelest Eesti riigi eesmärk. Jürgen Ligi alustas ja ütles, et me tahame Eesti riiki hoida selleks, et siin sellise meelelaadiga ja sellise eluviisiga, nagu siin siiani on, saaks edasi elada. Ja Jüri Raidla väga kenasti tõi välja, meenutas, et tarvitseb ainult lugeda Eesti põhiseaduse preambulit ja tõi välja ka ühe punktina, et eesmärk on eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilitamine, aga vastates küsimusele hariduse kohta tulite te uuesti tagasi, et me peame vaatlema Euroopa konteksti. Kuivõrd tegelikult on teie mõlema jaoks Eesti põhiseaduse preambulis olev punkt eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilitamine, see alus, mille aluselt küsida, millist Eesti riiki, kui kallilt ja kuidas pidada? Aitäh! Kumb alustab?
Minu jaoks liiga oluline. Ja see on ausalt öeldud, et pigem see segab, sest et see ei ole korrektne. Aga põhiseadus on see õnneks kirjas ja ma aeg-ajalt viitan sellele. Eesti riigi mõte on nendes sõnades ja vastasel korral võiks ju mikserit kasutada ja ei ole probleemi. Aga kuskil on jälle see poliitkorrektsus. Et mina tahaks küll elada kodumaal muuhulgas ka sellepärast, et siin on eesti keel, Eesti meel, Eesti käitumistavad, mitte lihtsalt, et siin on üks kodu. Aga kuidas seda säilitada ja väljendada niimoodi viisakalt, et keegi pärast selle sõna sabu üles ei riputa, siis ma ei tea, Jüri ütleb, et neutraalsemalt seda asja kuidagi. Ma ei ole veendunud, ma siin praegu väga neutraalselt ütlen. See on natukene paradoksi hõnguline. Ja nimelt ma olen sügavasti veendunud selles, et Eesti konkurentsivõimelisus Euroopas ongi lõppkokkuvõttes see, mis selle eesti keele, meele ja muude väärtuste ja rahvuslike huvide säilimise ja pidamise tagab. Sest vastasel korral, kui me ei suuda Euroopas konkureerida võrdselt teistega, siis juhtub see, millest vabariigi president on viimasel ajal korduvalt rääkinud. Talendid tagasi on üks protsessi element ainult. Ehk teisisõnu, meie konkurentsivõime, meie atraktiivsuse tase peab olema nii kõrge, et meie head inimesed ei lähe siit ära, vaid vastupidi, teised head inimesed tahavad siia tulla. Ja selle paradoksi lahendamise kaudu lõppkokkuvõttes ongi nii imelik, kui see võib-olla ka ei tundu, et me suudame neid eesmärke täita ainult sel juhul, kui me oleme Euroopa kontekstis konkurentsivõimelised. Veelgi enam, ma ütlen ühe paradoksi veel juurde, mis küll tänane teema väga ei ole, kuid millele eeldavalt siin väikeses püstiala vestluses vihjas ka president. Tundub tõenäoliselt suhteliselt ootamatu hakata mõtlema sel teemal, kas Euroopa Liidust föderatsiooni kujunemine on Eesti rahvuslikes huvides või mitte. Väga lihtne vastus on öelda, et ei ole, kuna tuleb liiga suur hulk suveräänsust ära anda. Aga kui Euroopa Liidu arengu alternatiiv konföderatsiooni näol on lähemas mingisuguses 10-15 aasta mastaabis kokkukukkumine, siis ma küsin uuesti, kas sel juhul föderaliseerumine on Eesti rahvuslikes huvides või mitte. Ja vastus on ilmselgelt väga selgelt jah, sest Euroopa Liitu kuulumine meie jaoks ei ole mitte ainult majandus, mitte ainult vaimne, vaid ka julgeoleku garantii. Ja seetõttu väga paljusid küsimusi põhiseaduse preambula kontekstis, mis on Eesti rahvuslikes huvides ja mis ei ole, tuleb vaadata üsna pika perspektiiviga, mitte lähema perspektiiviga. Ja selles perspektiivis on meie konkurentsivõime Euroopas määrava tähendusega ka selles osas, et säilitada eesti keel ja kultuur. Aitäh, härra president. Kaks asja. Esimene see, et ma ei tea, kas see on väga Eesti diskussioon, mis on Eesti riigi mõte, sest ma ei tea täpselt, ma ei kujuta ette, et Rootsis keegi küsiks, mis on defineerida palun Rootsi riigi mõte või mis on siis Soome riigi mõte. Võib-olla see tuleb meie vanusest või noorusest. Ma tahtsin lihtsalt teist asja kiiresti öelda siin, kuna nagu kõikjal paraku Euroopas see F-sõna, F-sõna on sõna, mis tekitab inimestes täiesti vastupidist arusaam, või nendel on täiesti vastupidine arusaam sellele, mis on küsimus, mis on Euroopas ja mis oli ka Ameerika Ühendriikides 230 aastat tagasi, oli kuidas teha nii, et väikeste ja suurte huvid oleksid rahuldatud nii, et suured ja väiksed oleksid nõus nendega kõik koos olema. See oli küsimus. Ja see arusaam, nagu oli üks loosung siin valimistel 9 aastat tagasi, et ei unitaarsele föderaalriigile, mis see oleks umbes nagu ei keevale jääle, või ta on täiesti vastandlikud. Unitaarriik on see, mida me kardame, meil on kogemus sellega, me näeme, et on üks unitaarriik siin meil lähedal, mis kannab nimetust föderatsioon, aga föderatsioon on selleks, et kaitsta väikeste huvid, et väikesed oleksid nõus. Aga paraku meie senine diskussioon, mis on sel teemal,
on mingi tont, mille nimi on föderatsioon, aga ma olen täiesti nõus siin Jüriga, et kui me ei suuda lahendada seda probleemi, kuidas kaitsta väikeste riikide õigusi Euroopa Liidu sees, siis meil on väga suured raskused ees. Jüri ja siis Jürgen. Ma hea meelega meenutaksin auditooriumile ühte väikest avalikku saladust. Väga paljudele ilmselt on jäänud meelde 17. september 2012, kus Euroopas hakati lõpuks täiel häälel sellest F-ist ehk föderatsioonist rääkima, kui Barroso tegi oma kuulsa avalduse ja 11 välisministrit avaldasid oma manifestatsiooni. Aastal 2001 pidas tollal välisminister Toomas Hendrik Ilves Humboldti ülikoolis ühe pikema kõne, kust kõne teine pool oli tegelikult pühendatud Euroopa Liidu potentsiaalsele föderaliseerumisele ehk teisisõnu 10 aastat varem. Jürgen. Aitäh. Ma läheks hästi praktiliseks ja veel ropumale sõnale kui F-sõna, ma läheks R-sõnale. Rahanduslikult on mingisugune, ma ei tea, kas see F-indumine või mis iganes meil ühtpidi hädavajalik, aga kuskil on piir. Me kehtestame reeglid Euroopale, mida me ise oleme vabatahtlikult kodus pikka aega järginud ja ma loodan, et jäämegi järgima. Ja see on meil hädavajalik, selles mõttes selline, on see föderaliseerumine või ei ole, ma ei tea, mis sõna peaks kasutama. Selles mõttes on ühtlustumine ja liitumine ja koostöö kõik hädavajalik ja sellega me saame ka oma hädasid ära isoleerida, vältida siis mujalt Euroopast lähtuvat majandusohtu. Aga kuskil on piir paraku ja see piir on väga lähedal. Neid ettepanekuid, mida Euroopast tuleb selle majandus- ja poliitilise liidu teemal, ma võtan siiski juba paraja kõhedusega, sest need kipuvad defineeruma selge teiste lolluste kinnimaksmisena, mida praegu ei ole veel toimunud, ja teiseks ikkagi päriselt suveräänsuse kaotamisega. Ma mõtlen tõesti suveräänsust selles ulatuses, mida me nagu päris tähenduses. Ma ei arva, et suveräänsus on midagi, mis ajas ei muutu, aga kuskil on see optimum, kust ei tahaks edasi liikuda, vähemalt minu hing on küll praegu mures, nii pangaliidu teemal kui Eurotsooni eelarve teemal või et on põhjust kaasa vaielda, mitte et praegu veel vastu olla, aga seal hulgas on selliseid tendentse, mille suhtes tuleb olla Euroopas väga valvas. Härra president. Ma jätkaks veel lihtsalt, inimesed saaksid aru, millest ma räägin konkreetselt. Aina rohkem me kuuleme, inimesed ütlevad, meil on vaja presidendi otsevalimisi Euroopas. Ja kõik kiidavad takka. Jaa. No mõelge, mida see tähendab, otsevalimised Euroopas. Tähendab, et Euroopa president on alati sakslane või prantslane, mitte ealeski keegi mujalt, kui sa teed otsevalimisi. Ja miks, kuigi kõik ütlevad, et USA valimised on nii ebademokraatlikud, nagu nad olid, siis on juba paar korda olnud, kus siis valijameeste hääled kaaluvad üle otsevalimisel hääli saanud kandidaadi, nagu juhtus kas või siis viimati Al Gore ja George Bushiga, kus Al Gore võitis populaarvalimisi. Aga George Bush sai presidendiks. Seepärast, et see on jälle väikeste kaitseks. Ja see ongi föderalism, mis tähendab, et kui see ei tule, vaid valime seda mudelit, mida paraku ja mulle täiesti arusaadavad propageerivad, aga võib-olla mitte nii arusaamatult suured riigid, et teeme otsevalimised, siis meie hääl kaob täielikult poliitilises otsustamisprotsessis. Jüri, väga lühidalt. Ja ma usun, et Euroopa Komisjoni presidendi otsevalimine on täna täiesti enneaegne teema. Sellepärast, et ei ole võimalik tulevase Euroopa Liidu konstruktsioonis ja konstitutsioonis ühte elementi püüda enne ära otsustada, kui kogu mehhanism ei ole paigas.
küllalt suure tõenäosusega nii Eesti-suguse väikeriigi kui ka meist märksa suuremate riikide jaoks on föderaalse Euroopa Liidu jaoks parlamentaarne mudel oluliselt parem kui presidentaalne mudel. Eesti sees see presidentaalne mudel ei olekski nii ohtlik kui Euroopa Liidus muide. Ehk teisisõnu, ma olen siin selles mõttes president sinuga väga nõus, et presidendi otsevalimistega Euroopa Liidu kontekstis, see on küll viimane asi, millega kiirustada. Viimaseks küsimuseks annan sõna Mallelamile. Suur aitäh võimaluse eest. Tahaks ka tänada nende huvitavate visioonikirjelduste eest, mida meil oli võimalik kuulata täna hommikul. Samas paneb natuke imestama, et nüüd ajal, kui nii meedia kui avalikkus, kui kõik peaaegu räägivad viimastel nädalatel kodanikuühiskonnast ja vabakonnast ja kuidas suhelda rahvaga, kuidas valmistada ette otsuseid, siis täna ei olnud sellest küll sõnagi. Aga võib-olla see on minu viga, et ma püüan igal pool mingit asja kuulda ja näha. Aga minu meelest oleks see tähtis. Aga küsimus puudutab mul hoopis sedasama, on sarnane Margit Sutropi küsimusega, et Margit Sutrop küsib, mis on Eesti eesmärk, siis just kui me teaksime seda ja me saime ka vastuse, aga mina küsiksin panelistidelt, et mis on Eesti ühiskonna toimimise ja poliitika tegemise väärtused. Me ka võib-olla just kui teame seda, aga ütleks need ka korra välja, siis oleks kindlam tunne. Aitäh. Kes alustab? Härra president. No ühiskond ise defineerib, millised on tema väärtused, aga seda ei saa keegi peale suruda, nii et ma tahaksin loota, et üksik isiku põhivabaduste säilimine ja garanteerimine oleks kõige olulisem, see tähendab siis sõnavabadus, usuvabadus, assotsiatsioonivabadus ehk saada kokku, kellega keegi tahab ja see kuni, ütleme, need, mida võiks võtta lühidalt kokku, kui ütleme lääne valgustusajastust pärit ühiskondade üldised väärtused, mis on ka näinud ka rappa kohati siin ja seal maailmas, kas või Saksa valgustusajastu järeltulija Saksamaa 80 aastat tagasi või 70 aastat tagasi. Aga üldiselt see on ju ühiskond ise otsustab, mis ta väärtused on. On teisi ühiskondi, kus inimesed, kui rüvetada nende püharaamatud, siis on valmis minema tapma valimatult. Nii et ma loodan, et see on siiski meie kultuuriruumi väärtuste kogumik siin Eestis, mis on enam-vähem sama, mis teistes riikides, kellega me tahaksime arvata, et me oleme koos. Jürgen? No täpselt nii on, nagu president ütleb, et ühiskond neid ise sõnastab ja nende loetelu ei ole kuidagi lõplik. Et meil aeg lihtsalt saab enne otsa, kui me üritada. Ühiskonnas on väärtus ja ühiskonnas on väärt asju ja minule meeldib, kui me ei räägi kogu aeg rahast ja kui me kogu aeg ei räägi ka kriisidest, tülidest ja sellistest asjadest, et see on ka üks väärt asi. Täna saime kuidagi täiesti sõbralikku juttu aetud. Väärtustel kui sellisel on vedanud, sellepärast, et neid ei ole püütud veel legaalselt defineerida. See oleks väärtuste lõpp, kui keegi püüaks seda teha. Ja seda sellepärast, et väärtused on pidevalt muutuvad ja pidevalt arenevad. Ja nende ilu ja võlu ongi tegelikult ju selles, et inimesed mõistavad teatavas ulatuses neid erinevalt, kui ometi on olemas kuskil mingisugune ühisosa, mis erinevatel ajaperioodidel on ühiskonnas tajutav kui ühiskondlik kokkulepe, mida kunagi loodetavasti ei panda kirja. Kuid need väärtused, mis kannavad endast demokraatia alget ja mille realiseerimine on suunatud jällegi nende Eesti rahvuslike huvide täitumisele, need on kindlasti õiged. Ja kuna me täna oleme siin koos rääkides riigipidamise teemadel, siis ma ei saa ka jätta omalt poolt lisamast, et minu jaoks 3 sellist märksõna oleks väga lihtsad. See on ausus,
kindlasti see on pühendumus ja see on ratsionaalsus. Ja nad ei ole sugugi nii-öelda üksikult võttes eraldi väärtust omaette, vaid just nimelt oma kogumis. Aga nüüd on meil aeg esimeseks osaks läbi. Tänan kõiki paneliste, tänan kõiki auditooriumi. Meil on 25 minutit kohvipaus ja uuesti alustame siis kell 3:30. Tänan!